meil teised kakadikud. Siin on Eesti liha. Marek tellis omale hemendit. Ja mina tahaks seda värska vett. Soomes müüakse küll värskat, aga seda magneesiuma, laimi oma ei ole veel. Ütlesin ja lubasin, et ma ei söö laastu Soomes. Aga kuna Krista tuli eile Eestis, siis me ei tellinud talt seda. Aga ta lihtsalt pani mingi nänni koti meile kokku. Lihtsalt random mingid asju või meile mingid leisi, mida ma ei ole Eesti. Ma ei tea, kus ta need saanud on. Osad on tellinud ta välismaalt, ma tean, ta tellib mingit Jaapani nänni või mingit, ma ei tea, kus kohast. Mis see nüüd on? Cheesecake või? Milka oma. See on Milka oma mängi. On no. Nägu võib on natuke piitikat praegu. See on mingi maasika, see vaadake, mis reaalselt talle näeb. Mingi täis junn. Meil on küll väga hea. Ülem on Eesti konn. See on kui roosane. Avasime ühe mingi vake. Põhimõtteliselt nagu, ma ei tea, kuivatatud friikas. Väga kahtlase tekstuuriga. Mis see on? Pokemoni küpsise. God damn it. Proovin ära kohe. No ma ei tea, no. Sellised toidud on siis seal Jaapanis järgega. Mina küll ei julge seda proovida. Puhsa, täpselt nagu mingi köögikeemia või mingi puhastusvahendi lähne. Ma loodan, et see on surnud ikka. Mis maitse on? Jõhkri keemia maitse. Vaadake rästik. Mis on peal? Ei see, ma ei tea, see vist ikka rästiku moodi. Tere! Nüüd tagasi tulles istutame, siis püssiga pähe äkki. Jääb ette kogemata. Täna meil on siis jälle mingi kasetäite istutus. 2 aastat tagasi me käisime sel langil. No ja see on ikka väga koledaks läinud 2 aastaga. Inimene kasekesi kusagil kasvab ka. Aga need suveistutused 2024 juuli kõik kased surid ära, mingi sitt sort oli ja me peame seda paska siin parandama. Et siin tuleb taimehinne pluss veel tunnid juurde, siis sa pead jalaga koha tegema kõik ilusti heina sisse selle mulla välja võtma ja on ikka suht, ma ikka üldse hakka ropendama siin praegult. Aga jah, siin märk on. Mis sul seal oli huvitavat? Seal on kiire maa. Tänane töömaa ei vaja pikka kirjeldust. Kuumus ka annab veel agu juurde. No lank on ka paska, see on ikka päris jõhker pole ammu sellist teinud. Et siin on sooala, et eriti see äär, et siit on palki välja veetud ja siis masin omale kõhu alla krabanud. Ja hiljem on mättavend teinud siin oma laigutused ja kuhjadesse lükanud, aga siit läheb nii palju kaotsi. Istutusala on jõhkern. Et nüüd peab otsima mingi kohakased, kuhu saab panna. See tihedus, ma arvan, siin ei tule heana. Suure karu jälge, Ikkagi on. Vaata käppa. Enne ma nägin ainult väiksema karu jälge. On moone käpp ikka, jah. Nunnukas. Võib-olla ostasin pealegi. Me nuusutame toominga lõhna, nii et see tähendab, et kartul tuleb maha panna. Ave ütles. Me jalutame. Mõnus. Kideval lähen vaatama oma eelmise aasta korterit.
onju. Ja nüüd me olemegi siin, kus me eelmine aasta elasime. Ma vaatan köögiaknast. Läheme köögiaknast, vaatame sisse. Aga tundub, et keegi ei ela. Nope, see on full tühi. No kes see tahakski sinna elama minna? No see oli hea veits erroris. Täitsa tühi on seest. See pliit seal, see kraanikauss. Normaalne. Lambist viime mingi korterit siin seest. Jälle leidsime mingi koopa. Ma ei tea, mis koobas see on. Ala istutab siin. Mina ka. Endiselt see käkklank. Aga teate, siin kohtik on, kuhu saab taimekesi panna, nii et siin isegi tihedus tuleb suht heana. Näed, ütles, on. On jah? Oma vist ei ole, see on muidugi Mägra oma. Mägra oma või? Ma ei tea midagi, karu oma ikka. Suur on ju. Täna meil on selline taevas. Vaadake, sõbrad. Ma ei tea, mis siit tuleb, aga see tuleb otse meile peale. Ei, jah. Ta vist lubas küll äikese tormi. Jah, eks siis näha ole. Vaadake seda päkapikku siin. Jõhkrad kuused on täna meil 2-aastased, aga nad on juba kasvanud ka siin. Palgid. Täna oleme suht normaalsel töömaal tagasi. Jah, vihmakas ka tuli natuke korraks. Poole tunni pärast lubab veel 11 millimeetrit, eks saab näha. Väikene õhtune lindistamine. Ainult 2 sõna. Et öelda 2 sõna. Tikril ei anna muidugi rahu siin. Mis siin toimub? Hakkab sadama, teeme kiire klipis ja vahele vlogi 9 kotti siia langile. Tänane töömaa, vaadake. Rahalank on selle nimi. Tšik-tšing! Jah, viimakas tuleb ka. Ilm on jube, telo ei suumi ka välja. Täna on 4 kraadi, aga feels like mingi -2 või? Homme, või täna öösel nüüd vast homset näitab siin -2 kraadi, nagu mitte feels like on rohkem vist. Ma ei tea, mis toimub selle ilmaga. Ave mentaalselt praegult siin valmistab end ette. Ma ei tea, ma olen juba siin sellest vihmast ja külmast. Vihm ja külma väsitab, jah, nina on juba siuke turses veits nagu. Aga nüüd reedel läheb äkki paremaks. Täna ja homme veel vastu pidada. Ütle siis mulle, palju ma pean. Palju sa pead või? Nii palju, et raha tuleks. Saad siin Ave üks istutama. Läheb seal, ma ise istun soojas autos. Mehed 2026 aastal, eks ole. Tegelikult seal on nii pisike tõks panna, et ta ütles, et ta võib selle ise teha, kuna lank on nii hea ja ma 2 päeva tal korve pakkinud siin vihmaga. Me pole filminud päris tükk aega. Täna on reede ja ma tahtsin tegelikult sellel pühapäeval uue vlogi välja anda, aga kuna me ei ole filminud, siis pole piisavat materjali. Aga meil on siin jah olnud juba, ma ei tea kui kaua, vihmaperiood ja tugevad tuuled ja feels like on kogu aeg mingi -2 olnud. Üsna kohutav on olnud. Arakil oli siin vahepeal neelaige ja... Üks päev oli imelik, jah. This weather sucks, man.
väga raske on igatahes praegu tööd teha ja filmida samal ajal. 2 nädalat on olnud see korra. Ei, nii palju ei ole tegelikult. No 1,5. 1,5 nädal. Mingi hetk läks järsku külmaks üle ja tuul ja vihm ja mul nagu vihma vastu jooks midagi, kui tempo oleks norm. Ja eks kõik asjad koos korraga siis, aga homsest läheb paremaks. Jaa, nii ilmateade eile lubas juba, et täna peaks parem olema, päev lükkus edasi. Ja nüüd me siin autos oleme ja ootame, et läheb paremaks. Aga ei lähe. Vaataks seda ennu. See on. Siis on Aigu dressikas ja selle all on soe pesu veel. Vihmakad siia peale pane, see on mingi väike vihmakas, mul ei kitsas sellega, mul on niimoodi. Nii, võitleme nende taimedega. Kasvanud siin juba. Kõik on nii kakane. Kallid sõbrad, pole ammu filminud. Vaadake just vaadet, täna meil Haige Mägi ja meile tuli üks uus istutaja, kelle nimi on Markus Faster. Markus oli eelmine aasta ka Soomes meie, kes mäletab. Ta sealt tuleb, see müstiline meesterahvas suurte jalajaastega. Aga lank on norm, aga mäe peal. Päris korraks. Siin on mingi 57 aasta ehitatud või? See on täiesti... Nii, mis maitse on? Tšukana vesine. Vesine, okei. S-Marketis 7:30 käisime. Mingi tahtsin värsket midagi juua. See on mingi sidrun või? Aga hea, mulle meeldib see, et ta ei ole magus ja ei ole neid magustajaid. Magustajaid on. Järgmine katsetamine. Villi mingi vitamiini jooksis. Villi seda gaseeritud vett me oleme joonud ilma suhkruta üldse, ilma igasugused suhkruta. Mis on nagu okei olnud. Aga see tundus ka huvitav. Tahate proovida siis? Soome enda oma on see. Nii palju huvitavad jook on Soomes. Hästi palju erinevaid valikuid. Kõik jõuaks ära proovida. Energiajoogid ja... see on gaseeritud, jah? See vist on, jah. Üks vitamiinijook on veel meil. Ingveri sidruni, aga seda me täna ei hakka proovima. Tõem, see on väga hea. On jah? Sitaks. Kas parem kui see eelmine või? Jaa, kindlasti. No ma arvan, see eelmine oleks ka gaasi jäänud. Mis selle suhkrusisaldus on? 2,4. 2,4, jah. Vähem kui Heavenlis? Heavenlis on 4,3. Eks selles suhtes ma jõun mõlemad, kui ma tahan, aga sama harjumus vaadata. Tänane žürii on meil siin, hindavad meie istutust. Hästi kõik vahivad. Veel oli siin muru veel suust väljas, mälumine oli pooleli. Nonii, ma ei tea, mis selle püssi klõksu peale muidugi teevad, Lähme poodi Maarakiga. Algul mõtlesime, et lähme autoga, aga õues on nii mõnus. Siis mõtlesime, et lähme jalutama natukene. Siuke mitte päris lühike maa, aga siuke mõnus. Me oleme poodi praegult ja siis Tikker piilub seal meid.
me leidsime selleks huvitava koha siingi teel. Näiteluskeskus. Sinna siis kõik need, mis aastani toodetud on. Kõik kruusid ja muumi, pudi-padi kõik. Seda kuulda tahaks, seda. See roheline on mul sniffiga on, aga see vihamarjavus on. Aga neid ei toodeta ma eeldan enam. Ei. Alla mingid need ja päris huvitav. Osad on velpi vanad. Päris jõhker, noh. Väga huvitav. Aga siin on mingi ürakat. Jaa, siin on mul enamus olema. Täna me teeme jälle mingit eluhaiget istutust, noh. Siin on mingid säästetud puud, ma ei saa mitte midagi aru. Lihtsalt siia vahele tuleb kuhugi istutada, mättad on ilusad, siis vend on otsustanud, et mookame niimoodi, et siis sõidame päris kõik mättad fucking laiaks, noh. Mis asi see on? Tea iganes, noh. Kurat, siit ei paista see vaade üldse on ilus. Tegelikult on massiv vaade, siin taha mingi järvelane. Seeneline ka siin istutab. Võtsime appi, meil vaja. Ilmavaatlustorn on ka siin, vaadake kõik. Siin on normaalne plats, kui istutada ja siis on lambist kuusik mingi, kuhu sisse pead istutama. Jaa. See vend on värske. Ma ka nüüd seeneline. Läksime Maarekile mitsi istutamiseks. Vits varjab rohkem nagu päikest kui see nokamits. Ja vist otsaisine ei ole ka nii... Jah, nokamits nagu rohkem. Eks testib ära homme. Ostsin koju. Ei, mitte endale muidugi. Endale võtsin need uued. Aga Ikole ja Kairele ja Andrale. Käisin magusat ostmas Topmanis. Sest Topmanis on väga hea valik. Meie toidukorv. Täna on pühapäev 7. juuni ja ma teen rabarberikooki. Ma ei ülejäänud kahjuks kuskile Raksu minna, aga ma ostsin S-Marketist rabarberit 800 grammi läks maksma 3,99. Päris palju. Või ma ei tea. Täna tegime väga prügilanki. Õudne. Selline tunne, et normaalseid lanke enam ei antagi eestlastele. Aga ma tahtsin teile näidata, et me siin oleme kellegi möki juures. Ja selline mõnus vaade. Seal üks maja paistab, üks meesterahvas tuli siia ja käis kalal ja püüdis ahvenat, näitas ka meile. Ja kell on alles 9 hommikul. Aga mõnus. Mulle nii meeldib, kuidas sommid elavad. Rahulikult aega on, oskavad nautida hetkes olla, mitte nagu meie tööloomad. Ja me oleme kuskil pära seal samuses. Ja lank jääb sinna poole, pool kilti jalutada. Ma üldse ei oota seda. Täna on 8. juuni ja 2 nädalat on veel minna. Ja ütlen ausalt, et praeguseks hetkeks on juba kopp nii ees. Tahaks koju juba. Jah. Kodu igatseda on juba.
käisime kohalikus, ma ei tea, kohvik või mis ta on. Kohalik kohvik, jah? Me oleme tükk aega nillinud seda, vaadanud siin päris hea reiting, ise küpsetavad siin saiakesi ja need seda limonaadiga. Proovime järgi. Limonaad on hea, aga väga magus. Kuidas kommenteerid saiu? Eestis on paremad ikka tundunud. Tavalised. Tavalised, jah. No terve! Täna on 10. juuni ja seekord siis alles täna võtame need võrgud välja. Eelmine aasta me võtsime palju varem varust. No seekord täna Essa Lank on jah, siin vee peal ja siis siin juba auto juures nad tõmblevad karjas koos. Oi, kui palju neid on siin. Tore. Jah. Teaks kaameras jääb, kui mind parvesin neid sääskin. One of those days. Seisan siin üksinda tee ääres, sest üks päev jäi meil ühelt langilt üks kott kuuske puudu. Ja nüüd on, ma ei tea, mis see kell ongi, päeva lõpp on. Poisid läksid siis kahekesi, ütlesid, et ma ei pea tulema. Aga nad jalutasid siit kuskilt ja siis siit paksu metsa vahelt kuskil hästi kaugel on siis see lank. Ja muideks siin tookord, kui me käisime siin istutamas, siis siin selle mäenõlval või mis see siin on, ma astusin kogemata arestikule peale. Ise ei pannud seda tähelegi, aga Markus tegi märkuse. Laupäev jälle kuskil pärapõrgus ja siin langil on täna soolakivina, seda võib limpsida. Aga tahad limpsida seda? Ära tee! Loomad on oma keelega seal lakkunud. Loomad on oma keelega lakkunud, et teda ei tohi limpsida meie. Aga lank on enam-vähem, noh. Ma arvasin, et on mudasem, kuna see on soo peal tegelikult siin kaardi järgi. Aga on täitsa decent kuuse istutuse jaoks. Natukene on risukest. Aga meil täna pidi olema palju vihma. Aga me oleme hetkel pääsenud ja umbes 1,5 korvi nagu veel peaks seal ära saama. See läheb sinna kuhugi hästi kaugele taha. Jep, töö käib nagu lepase reega, koppan ees, vihkan Soomet, vihkan kõiki. Niimoodi tehakse orjatööd. Meil on jalutada üle pool kilti või? Linnulennult on pool kilti. Et tegelikult on rohkem. Ja nüüd otsustasime, et me peame ikka kaasa võtma, et muidu läheb liiga palju aega selle edasi-tagasi kõndimise peale. Aga väikene sega istutus siin jälle. Mõnid kuused. Ennem olid kased ja kuused. Vot nii. Kõigil on kopp ees, kõik on juba väsinud. Kõik tahavad koju saada. Aga nädal on veel minna. Täna on jälle üks naljanumbri päev, kus kohe, et see videopilt ei anna seda õiget. Nagu näha, kui järsk see siin on. Ja see on hästi suur lank, siis siit järsud läheb ülesse ja sinna taha kuskile, seal kus need kased on veel sinna taha ja siis teise poolt läheb ka järsud veel alla ja me peame seda hakkama istutama. Sommid peavad normaalseks siin turnimist ja siis see aasta tehti siis nii-öelda kriteerium, et sul peab istutades taskus kaasas olema väikene meditsiini nii-öelda kott, kus on siis mingi plaastrid, sidemed, värgid on ja
aga mis see kurat aitab mind, kui ma siit alla lendan? Panen plastri peale ja läheb minna või? No see ka ei oska tagurdada oma käruga. See võttis ka ma ei tea kuhu kohta. Ütlesin, et siia näe. Siit on vaja kõik panna veel. Jah, sosi ja need on seal. Ta sõitis sosini välja. Marku sees on sosi siit näeb. Amateur hour. Vaata neid kahte. Hästi ta teeb seal näe. Amatöörid näe. Haige mägi. Nii, Markus Foster tõestab, et ta on faster. Nagu kui everybody else näe. Ära nüüd kuku ainult. Ma loodan, et sa kukud. Siis me võime Jackassi. Mis see kisab seal? Kes teab? Mingi naisterahvas karjub kuskil kuuletala. When you hear some women is screaming. Mina ei lähe. Ma ei saa, ma pean oma abikaasat aitama mäest üles minekuga. Tahaks. Aga normaalselt tuleb. Hea lõige ajal lõpetasime. Padjanäod peas. Padjanäod peas jah, ja aitäh, et te siiamaani jõudsite, kui te hetkel vaatate seda klippi, et see on siis selle vlogi lõpp. Sorry, et jälle venitasime selle video väljaandmisega, aga jube raske on ikka filmida töö kõrvalt ja net on ka siin suht siuke, et aga täna on reede ja mitmest on 19. juuni või? Ta on 19. juuni jah. Ja 22 siis tuleme koju. Ja meil on igast põnevat mööblit juba koju tulemas. Kõvasti on tööd tehtud selle nimel. Ja, et siis saab väikest haulikest enne. Ja Tann, kui sa seda vaatad, pane oma vaim valmis, meil on vaja paneele paigaldada. Paneelid ka jah. Nii et saab natuke koduga nukitseda jälle. Ja siis tuleb uut videomaterjali teile. Nii et Vats laave, näeme juba järgmises suubige ja likeige, kommenteerige ja näeme järgmises vlogis.